Tere jälle! Uus avastus püramiidide kohta kütab kirgi. Õnneks või kahjuks. Ma rääkisin oma naisele ka, et nüüd avastati Giza püramiidide all suured kambrid ja šaftid, mis on olnud meie eest varjatud. Ja mu naine imestas, et mis mõttes. Kõik ju teavad, et seal all on suured ruumid. Vot. Ja mina ise ka imestasin, et mis uudis see on selline, et järsku inimesed räägivad sellest ja põhivoolu meedia väljaanded on hakanud rääkima uutest ruumidest püramiidide all. Ja ma sain aru, et osad inimesed lihtsalt teavad seda ja tihtilugu need, kes ennustavad või räägivad peenmaailmatest või seni avastamata asjadest, siis lõpuks on neil õigus. Et kõigil teisiti mõtlejatel on mingil määral või mingis mõttes lõpuks õigus. Ja siis ma jäin mõtlema hoopis teise asja peale, et 90ndate lõpus avastas üks seltskond või grupp poolteadlasi Krimmist hulga püramiide. Ametlikel andmetel 7 tükki, aga mitteametlikel andmetel üle 50. Ja nad hakkasid neid uurima ja tegid isegi päris häid edusamme. Ja loomulikult kogu maailma teaduslik kogukond võitles tagasi, ütles, et see pole tõde. Ja osad inimesed on hakanud spekuleerima, et tegelik põhjus, miks Krimm liitus Venemaaga, oligi just nende püramiidide tõttu ja maa-aluste tunnelite pärast, mis Krimmi poolsaarel asuvad. Sellepärast, et neil on olnud sõjaline eesmärk juba pikemat aega. Ja nüüd, kui ma lähen täitsa sinna vandenõusse, et siis Ukraina sõjavägi tegi nendes samustes tunnelites ja maa-alustes käikudes kurjasid asju koostöös Ameerika ja veel mõndade teiste valitsustega. Ja seal tehti inimkatseid, inimesi viidi ühest kohast teise, kaubandust. Ma mäletan, kui ma olin aastal 2019 Bulgaarias ja siis üksinda kodus filmidest tuntuks saanud ja ka tegelikult teistest filmidest tuntuks saanud Macaulay Culkin avaldas ühe intervjuu ühes raadios, kus ta rääkis sellest, kuidas Hollywoodis tehti lastega perversseid asju. Ja siis ta näitas ühte pilti ühest tüdrukust, kes oli olnud temaga samal ajal staar, kuid hukkus nii-öelda traagilises liiklusõnnetuses ja Culkinit oli ähvardatud ühe nii-öelda produtsendi poolt, kes enda sõnul kandis selle sama tüdruku tehtud või tüdruku enda nahast tehtud kingasid. Vot sellised vastikud lood, eks ju. Et mul on väga tugev kujutlusvõime ja siis ma hakkasin kohe seda asja ette kujutama ja ma ei tea, kas see on tõsi, kas see on tõde, aga väga huvitav on alati neid vandenõuteooriaid lugeda, uurida või kuulata. Aga igatahes 2019 McCulkin tuli sellise intervjuuga välja ja see kustutati paar päeva pärast avaldamist. Vot, see on see problemaatiline koht. Miks tullakse välja mingisuguse infoga, mis on veel väga vastuoluline ja siis ta kustutatakse ära paar päeva hiljem, nagu teda ei oleks mitte kunagi olnud. Muidu oleks täitsa savi, sest ta on ju pikaaegne narkootikumide tarbitaja ja üldse veits segi endaga.
et miks teda üldse nagu tõe pähe võtta tema informatsiooni ja siis kustutatakse ära. Vot sealt tekivad küsimused. Samamoodi Jüri Lina tsenseerimise eest tekivad küsimused, et Jüri Lina on juba aastakümneid rääkinud erinevaid maailma ehitajate vandenõusid vabamüürlaste kohta ja ma hakkasin vaatama, et ma tean päris mitut vabamüürlast, aga ma pole mitte kunagi küsinud neilt, et mis värk on ja kas on nii ja äkki ei ole nii. Et ma ei tea vabamüürlaste kohta mitte midagi, võiks öelda. Aga mind huvitavad just need püramiidide avastused, et Krimmis olid need püramiidid ja siis peale Krimmi omaniku vahetust see info lakkas nii-öelda eksisteerimast või edasi arenemast. Tegelikult ka juba enne seda, kui toimusid need Maidanid ja asjad. Millegipärast kadusid need Krimmi püramiidid inimeste teadvusväljast ära ja ikka veel on kadunud. Aga mis nende kohta on öelnud, et nad olid üheskoos kõikide teiste maailma püramiididega ühine energiavõrgustik, millega hoiti planeedi sagedust ja ka toideti kosmoselaevasid ja hoiti ka inimkonna teadvust, ehk siis nendega koguti atmosfäärist elektromagnetilist energiat, paramagnetismi ja võimendati kõiksuguseid seadmeid, ehk siis vaba energia. Seadeldised on püramiidid olnud aegade algusest kuni aegade lõpuni välja. Et Eestis on lausa üks püramiidide küla, väga huvitav koht. Soovitan leida omale sealt tuttava ja minna ükskord külla. Väga huvitav on püramiid majas käia. Ja kui me mõtleme nende Giza püramiidide peale, et need on ehitatud kusagil 11 000 aastat tagasi Graham Hancocki nii-öelda välja toodud info põhjal ja paljud inimesed sõimavad Graham Hancockit, aga tema on sõnumisaatja, et tema ise ei ole nii-öelda avastuste tegija, vaid tema on see hääl, kellele on antud hääl ja ta toob seda esile. Aga teised inimesed, kes on ametlikud teadlased, nemad teevad neid avastusi. Ja millegipärast, on see ütlus, et tulista seda käskjalga, et seda Grahamit tulistatakse, sellepärast, et need avastused on väga vastuolulised. Et on teooria noorema triase kokkupõrke teooria, et kusagil 10 500 aastat tagasi lendas vastu maad asteroid. Ka meie enda mütoloogia, pisuhänd ja lohemadu, et see on seotud selle sama astroloogilise fenomeniga. Ma võiksin loomulikult vaadata üle nüüd, millal see Kaali kraater tekkis, et siis saaksime võib-olla ühendada mingeid niite. Aga see 10 500 aastat tagasi toimunud sündmus, see tekitas jääaja ja praegu kõige parim teaduslik seletus on see, et oli nii-öelda asteroidide kokkupõrge ja enne seda oli ülimalt arenenud tsivilisatsioon ja on näha neid erinevaid varemeid, maju, ehitisi, hiiglamas suuri struktuure, mida pole võimalik seletada. Kui oleks võimalik seletada, siis tänapäeva masinad ehitaksid ka ilusaid püramiide või hiidkupleid, hiidkivistruktuure, valaksid graniiti vormidesse, aga ei, nad teevad betooni, sest nad ei suuda paremat kivimit hallata. Aga selle jääaja teooriaga on see, et tõenäoliselt, mis nüüd mitmed selgelt nägijad ja ka mitte selgelt nägijad, aga selgelt kuuljad, tundjad, maavälistega suhtlejad on öelnud, et varem on olnud tuumasõdasid, aatompommide lõhkamisi, mis viisid eelmise tsivilisatsiooni hävingule ja tekitasid ülemaailmse veeuputuse ja jääaja. Mütoloogia on alati viib lõpuks sinna täpsuseni välja. Samamoodi nagu põlisameeriklaste nägemused tarbides ayahuascat näevad seda
sisadikku või lohemadu ja näevad neid mustreid, DNA heelikseid. Come on. Et aina rohkem tuleb selliseid asju omavahel ühendada. Ja ma kuulsin kuulujuttu, et praegune Ameerika see tervishoiu mingisugune asi, see Robert Kennedy, et tema käib aeg-ajalt ayahuasca tseremooniatel nagu Will Smith ja kuulus laulja Sting ja paljud teised. Who knows, kes teab. Aga nii. Aga need Krimmi püramiidid on taadeldud sarnasesse ajavahemikku, et kusagile 10 000, 10 500 aastat enne meie aja arvamist. Midagi sellist. Järelikult võib hakata tegema oletusi, et oligi mingisugune tsivilisatsioon või mingisugused ellujääjad eelmisest tsivilisatsioonist. Et loe neid kõiki Atlantise raamatuid ja saad teada, kes ehitasidki uue energiavõrgustiku ümber planeedi, et seda tulevaste põlvede jaoks hoida, säilitada ja üks hetk aktiveerida kogu meie teadmiste pagast, meie teadmiste laegast sellest, kes me oleme. Et kui ma tegelen helidega, eks ju, ja ma tegelen heliteraapiaga, et siis loe alt kirjeldust, kui soovid omale isiklikku häälestust oma hingeolemusele. Teeme kristallkausi, kongiga võib-olla, ülemhelidega, et häälestame sind sinu algsagedusele. Ja sellel laupäeval, 28. märtsil, ja neid on veel tulemas, toimub Zoomis grupile online hingehäälestus helidega, kus külavad kongid, kristallkausid, ülemhelid, kitarr. Et soovid osaleda, siis kirjuta mulle merkabasoundhealing@gmail.com. Nii. Aga nende helidega, et need Egiptuse paljud templid ja ka Sfinks ise, et Sfinksi pead on muundatud, et sa pead olema väga rumal, et sa ei saa aru, et Sfinksi praegune pea on täiesti proportsioonist väljas ja seal on vee erosiooni näha. Ehk siis Egiptuses oli vihmametsa periood kusagil 10 000 aastat tagasi. 9 000 aastat tagasi ja midagi sellist. Täpselt vahemikku ma ei mäleta, aga oli kaua aega tagasi. Ja paljud need kujud, mis Egiptuses on, et nad on selliste kasslaste moodi olenditega, et inimese moodi kaslased. Ja neid kutsutakse hatoriteks ja üks helikanaldaja ja heli nii-öelda looja, mitte arvopärdilikus mõistes, vaid kosmilises mõistes, Tom Kenyon, et tema on palju rääkinud hatoritest ja kanaldanud nende teadmisi ja energiat. Ja hatorid olid need, kes suutsid tekitada ja õpetasid inimestele looma helisid, et muundada mateeriat, aitasid ehitada neid suuri struktuure, templeid läbi heli lainete sageduste, mis kahjuks praegu on meie eest peidetud, et Jericho müürid hävitati G-noodiga, üks muusikateadlane arutas välja, madala G-noodiga. Ja siis ta läks aga igatahes nende samuste hatoritega on asi nii, et suure tõenäosusega kunagi eksisteeris selline rass maa peal, et iidsed inimesed on tihti olnud väga realistid ja nad on kujutanud asju, mis päriselt on eksisteerinud nende maailmas. Aga meie arvame, et seda ei ole olemas, sellepärast, et siin maailmas enam ei ole millegi pärast. Millal ta oli 40-ndatel, 50-ndatel oli üks Admiral Byrd, kes kirjutas üles oma reisidokumendid, kui ta lendas koos sõjaväega sinna põhjapoolusele ja seal oli nii-öelda sissepääs sisemaale, Akartasse, kus olid igasugused väljasurnud liigid ja nagu nii-öelda teistmoodi arenenud inimliik, kes suhtlesid temaga läbi vibratsioonide sageduste, rääkisid talle, et teil tuleb peatada see tuuma-aatomasi, et kui te ei taha oma tsivilisatsiooni hävitada maa peal. Väga lihtne sõnum, eks ju. Aga kõik jõuab tagasi helide juurde ja helide loomise juurde. Ehk siis kuidas neid püramiide loodi läbi heli, läbi veetehnoloogiate,
läbi gravitatsiooni ja maa enda ainesest ehk siis kividest. Et meil on aeg seda kõike hakata meenutama ja sellepärast ma mõtlengi, et see Giza avastus pole üldse nii-öelda radikaalne avastus, et seal all on selline võimas, võiks öelda masinvärk. Pigem küsimus on selles, et kuidas me saame endas aktiveerida mäletamist, hakata looma vaba energia seadmeid, kasutada oma nii-öelda potentsiaali, oma ajumahtu, et päriselt avada inimkonna ülivõimeid ja luua tehnoloogiat, mis on jätkusuutlik, loodust hoidev, koostööd tegev ja meile nii-öelda jõudu ja energiat juurde andev. Näiteks Egiptuses osad preestrid tegelesid surematuse saavutamisega ja mõned saavutasidki selle. Samas tegeleti ka pikaealisusega, et need, kes ei saavutanud surematust, ja tegeleti ka mateeria painutamisega, aja rändamisega. See kõik on võimalik ja see kõik nõuab teatud asju, et kas mediteerida ennast nii-öelda ogaraks ja avada enda sees need võimed või siis kasutada nii-öelda vaimset tehnoloogiat ja avada need võimed. Ja loomulikult võib teha vahetuskaupasid maaväliste tsivilisatsioonidega. Peaasi, et sa oma hinge maha ei müü, vaid teed mõistlikumaid kokkuleppeid. Nagu teises videos, kus ma rääkisin maailma valitsejatest, rääkisin sellest, et kes tegelikult seda maailma valitseb, ehk siis majandusest huvitatud maavälised olendid vahetasid välja eelmised nii-öelda reptiilsed tsivilisatsioonid. Võib-olla, tõenäoliselt, et see tundub vähemalt mulle õige, aga see ei pruugi nii olla, et sellel on nii palju eri tasandeid. Kui me vaatame siit inimese perspektiivist, siis me saame vaadata, et see on ainult inimeste maailm, aga siis ma mõtlen, et sellepärast me olemegi nii isekad inimesena ja sellepärast me hävitamegi oma loodust ja sellepärast me kannatamegi inimrassina, sellepärast me oleme nii isekad ja arvame, et kõik on inimeste keskne ja et inimesed on kõige ülim tipp ja meie praegune aja arvamine on tsivilisatsiooni kõrgaeg. Ei, me oleme praegu kusagil madalal mudas ja proovime meenutada oma suursugusust ja ma ütlen, et me oleme suursugused olendid, aga me pole võimelised seda praegu täielikult väljendama, et me kõik oleme teel, mina kaasa arvatud, et tegelikult avada endas olevad ülimad võimed. Vot. Ja püramiide on loomulikult väga palju üle maailma, et üle Amazonase vihmametsade on avastatud selle puuvõrgustiku vihmametsa alt tohutult palju varemeid, et seal on olnud tohutu suured linnad minevikus, mis on jäänud nüüd kõik džungli alla ja sellest ei räägita mitte midagi. Vot see on ka üks suur avastus, mis muudab meie teadvust ja meie teadmist ajaloost täielikult ja see juhtub varsti, see avastus. Meil on vaja ainult oodata või minna ise seda avastama ja looma seda tegelikkust, et seda saab avastada. Nagu Sahara kõrbest me leiame tsivilisatsiooni ja nii edasi. Ja kui sul tekib võimalus, siis mine Egiptuse asemel ringreisile Bosniasse. Seal on Bosnia püramiidid, mille alt on leitud iidsed tunnelid. Ja ongi püramiidid, mis on jäänud ilusti taimestiku alla ja siis nii-öelda peavoolu teadlased ütlevad, et see ei ole mingi püramiid. Hei, seal ei ole mingit tunnelit, et nad ei ole nõus sinna minema isegi haistma, mis seal toimub, sest nad tahavad olla kinni oma selles vandenõus, et meie tsivilisatsioon hakkas 10 000 aastat tagasi ja enne seda olid inimesed primitiivsed lollpead, kes ei osanud mitte midagi teha. Äkki tuleks see kogu narratiiv ümber mõtelda ja meelde tuletada inimtsivilisatsiooni ja nii-öelda rassi suursugusus ja samal ajal leida üles alandlikkus, et meie oleme ikkagist selle planeedi hooldajad, teenrid, mitte need, kes võivad siin kõike hävitada, kõige üle otsustada ja mängida isa ja mängime isa, ma olen nii äge. Nagu päriselt, miks seda on vaja? Eks me kõik saame selle üle mõtelda ja võib-olla leiame ka vastuseid. Aga mul on hea meel, et sa kuulasid, et soovid hingehäälestust heridega, siis võta muga ühendust, kirjuta mulle e-mail
või võtame ka otseühendust ja vaata veel elav vesi, elav elu, parem vesi, parem elu, eks ju. Joo paremat vett, leiad alt lingi ja mul on hea meel, et kuulasid ja kõike head, nägemist!